Nii, ashwagandha on stressist kurnatud neerupealsete toetaja. Ta on adaptogeenne ravimtaim ja aitab kehal kohaneda stressiga. Toetab närvisüsteemi tasakaalu, toetab une kvaliteeti, võib aidata vähendada stressihormooni kortisooli taset. Mõned uuringud viitavad sellele, nii öeldakse. Ja mõjutab siis sellist hüpotaalamus, hüpofüüs ja neerupealseid niimoodi oma mehhanismiga ja sobib inimestele, kes otsivad looduslikku tuge stressi ja ärevuse korral. Kui on nagu stress ja kõik madalam, siis on ka loogiliselt võttes ka uni parem. Teda võib isegi kasutada hommikuti, aga kuna ta mõnele inimesele võib mõjuda niimoodi, et teeb liiga rahulikuks, siis ta võib-olla ei ole rohkem nagu hommikupoole taim. Et teda võib võtta päeval või ka õhtupoole enne und. Mina olen teda ikka kasutanud siis, kui ma tunnen, et mul on selleks nagu vajadust, et on ärevamaid perioode elus olnud, siis olen võtnud ja ma tunnen seda, et ta toimib. Et ega me sellest stressist kuskile ju põgeneda ei saa tänapäeval. Seda on igal pool. Isegi kaupluse iseteeninduskassas, eks ole, kus sa pead kõik ise tegema või pakkide saatmisel ja autoprobleemide korral, erinevate ametnikega suhtlemisel, arvutis. Ühesõnaga, meil on väga palju pidevalt õppida, me ei oska väga palju asju ja pidevalt tuleb uusi aparaate ja kõike muud juurde. Ja see on lihtsalt vältimatu tänapäeval. Et me oleme ise palju masinate taga ja see keskkond, milles me praegu elame, on ise natukene ebaloomulik. Kuigi me võtame seda loomulikuna, aga käime vähe väljas ja nii ta on. Kõigile see ravimtaim kindlasti ei sobi, ei tasu võtta, et need ravimtaimedel endal kõrvaltoimed ei ole, võib küll olla. Ta ei sobi rasedatele kindlasti, autoimmuunhaigustega inimestele. Ei pruugi